tere hommikust, täna on kolmapäev. Mina lähen lapsi koodi viima ja siis me läheme Prismasse täna. Ma olen mitu päeva oodanud, et ma saaks ära õlitada terrassi, aga seda ei juhtu, sest kogu aeg tuleb mingi vihmasapsakat ja täna lubas ka tegelikult, et 100% on vihma terve päev, mis on õudukas. Mari käis juba kontrollimas, kas ma ikka üleval olen. Mari on meie maja kõige selles suhtes nagu siuke tubli. Ma äratab kõike. Ja Mari alati äratab kõike ja kontrollib kõike ja vot, aga ma alati ütlen talle, et ta ei pea muretsema. Kui ma ütlen, et ei pea. Marta ei ole see. Marta on haige. Ja Marta on haige. Ja Marta ei ole see. Oleme tublid. Te tublid. Aga me lähme nüüd ära. Me läheme ära kohe, jah. Veljo! Hakkame liikuma! Üks on selge ja jalad valutavad. Selge jalad valutavad, sest sul oli eile keka. Sa tegid trenni. Jaa. Nagu Märten ütles, siis täna on kolmapäev ja on aeg ennast inimeseks sättida ja minna Prismasse, sest et meil ei ole kodus jälle külmkapis mitte midagi süüa. Eile ma ei filminud mitte 0,5 grammigi, sest et nagu ma eelmises vlogis rääkisin, siis mu see Insta soupside teema midagi on seal katki. Ei saa videosid panna ja siis ma nägin Kristjanal head ideed, et ta tegi selle nagu channeli või midagi. Ja ma veetsin terve eilse päeva oma subscriberitega channelis juttu puhudes. Ja mul on see asi, et ma ei oska mitut asja korraga teha, nii et samas ega mul ei olekski midagi vlogid olnud, ma olin lihtsalt elus. Ma mõtlesin, et mõtle, mu juuksed on veits sitased, on ju. Ma saan teile lõpuks näidata. K18, kui Liisu käis mul aitamas seda terrassi värvida, siis ta küsis mu käest, et ütle ausalt, et kas see K18 kui šampoon on tõesti nii hea. Ja ma näitasin talle ja ta oli šokeeritud. Mulle piisaks tegelikult praegu tavalisest harjast ka, aga ma teen sellega. Nii et ühesõnaga ta nägite, et mul on sitased, on ju. Või ma oleks võinud enne juuksed läbi kammida, eks see on natuke lihtsamalt. No nii, ja juuksed on puhtad, aga küll aga väga kuivad, nii et ma peaks otsestesse midagi panema. Ilm on täna nii kuidagi hall ja vihmane, et ei ole üldse nagu mingi vaibi. Oi, ma oleks õli liiga palju. See on see 11-i... Millesse ma pihin? Ei, see ärkab nagu nimust. No nii. Juba veidi parem. 11-i mingi Miracle õlieliksiir. I love it ja see lõhnab nii hästi. Ma olin nii kaval üks päev siin, et ma panin kõik oma juukseasjad, need 11 ja K18 asjad panin siia peegli ääre peale ja panin oma lõhnad sinna. Sest et tegelikult lõhnaolid ei tohi mingi valguse käes olla, nii et mitte, et nüüd seal hullult pimedas oleks, aga it is what it is. Issand jumal, need juuksed. Tead, not my problem. Mõtlesin, et ma proovin nüüd lõpuks need Beauty Creationi tooted ka ära, mis ma tellisin endale Treedhouse'ist. Flawless Stay Glowy Skin Filter. Okei. Ma vaata tellisin need kõik toonid. Issand. Issand, oota, see on liiga tume mulle vist. Ma tellisin need kõik netist mehelt koha peal, nii ma vabalt võisin praegu üle pingutada sellega. Aga tegelikult vist ei ole ka. Tundus lihtsalt korraks. Kuna ma olen praegu natuke ikka veel
Resist Hand, siis ma ei ole jumekat üldse nii ammu kasutanud, sest et kõik need mingid skin tindid ja asjad keravad küll. Kuigi ma ei tea, see Flawless Skin Filter, ma ei tea, kas see peaks käima jumek olla või mitte. Aga tegelikult tundub jumal okei. Ma ei tea. You tell me. Silmaalused on muidugi lappes sinised. Ma ei tea, miks. Ma magan ilusti, unetund on piisavalt. Nii, siin on mingi korrektor. 2 tükki, üks on heledam, üks on tumedam. Proovin heledamalt kõigepealt. Vaatame, mis morda me täna endale ette võlume. Kurat, see on vist liiga hele ikka. See on vist tõesti hele. Proovin ei tea ka. Proovin teist. Ma arvan, et mul hakkab tekkima vaikselt see värvi blindness, vaata, ma ei tea, mis värvi ma olen, siis ma käin täiesti vale värvi meigiga ringi, aga noh, tead. Pole minu asi. Kes mind seal Prismas ikka tšatšib. Kas te teadsite, et vaata see kollane lõvijook, mis mulle täiega meeldib, on ju? Sellel on nüüd mingi matcha versioon väljas. Ja ma ei ole seda proovida saanud, aga mul on mitu inimest kirjutanud, et oh my god, see on nii hea, you have to try. Ja ma eelmine kord juba Prismast otsisin, aga ma otsisin sealt jookide juurest ja see ei ole jookide juurest, see on kuskil mingi vaheriiulitel. Nii ma lähen uuele otsingule. No nii. Hakkab juba looma. Mis siin veel pakutakse? No huulima punaseks värvi shampoo show. Okei, nii proovime siis seda põsepuna, vaata kui cute see välja näeb. Miks ma sosistan, ma ei tea. Ühesõnaga, tuleb mis tuleb, ärge charge'ige mind. Hommik on vara, kell pole 9 veel. Kell pole 8:30 veel. Oota, tööle ka keerame. Nii. Tuline. Oi kui nunnu. Kas te näete siit? Valgus peegeldab otse näkku, aga väga cute. Mul on siin mingi liquid concealer ka, aga mul on selle panemisega alati raske, siis ma ei saa aru, kuhu see käima peaks nagu. Siia vist on ju, kus see joon nagu nii on. Ma kardan sellega nagu liiale minna, sest mul on see joon nagu nii nähtaval ja kui ma nagu väga hullu panen, siis ma näen välja nagu ma oleks kuskilt näljahädaline. Kuigi ma olengi näljahädaline, mul on kõht nii tühi tegelikult. Nii et võib-olla see ei ole väga hea aeg koodi minekuks. Kui kere on hele, aga mul ei ole ju ka midagi süüa, kui ma koodi lähen. Okei, see on mega tume. Pray for me. Julge nagu väga hullu ka on. Kui ma tavaliselt meiki teen, siis ma ausalt ei pane seda concealerit üldse, sest et oi, ma läksin natuke liiale. Õnneks ta vähemalt blendib laiali. Ja üldiselt ma ei pane seda üldse, sest ma ei tea, mida ma teen ja siis mul ei ole neid põsesarnasid nii hullult vaja nagu nii. Kas see teeb mind halliks või? Mul on nagu see meigilaud nagu selles suhtes pahasti, et see peaks olema nagu siinpool, siis paistaks mul päike näkku või noh, valgus vähemalt. Ma ei saa aru, mida ma teen. You tell me. Ma loodan, et on väga lõbus olnud vaadata mind 5 minutit hommikul meikimas, aga tead. Mõnikord elu lihtsalt on selline. Mis ma veel teen? Ripsmi duši uut ma ei tellinud.
Need on salatükki. Aga oota, siin on mingi final finish. Proovime sellega ära. Nii. Proova final finish. Oota, see nüüd küll final finish ei ole, see on highlighter. Loll ma võin olla, aga nii palju ma tean. Ma olen nii highlightitud praegu. Ma läheks nagu kuskil Club Hollywoodi, mitte Prismasse, aga tead. These what it is. Nüüd ma tellisin selle hea huulepalsami ka, aga see on mul nii kaugel praegu, nii ma lähen siis. Ma ei oska ühtegi asja seletada. Moira Lippol, mul huuled nii fucking kuivad. Issand, tunnen, kus mulled imevad sisse seda. Läksin võib-olla liiale sellega veits. Ma olen kuskilt saanud lumene Wild Forces mascara, mis on sinine. Proovime seda siis. Torksin silma endale. Teen ennast lõpuni valmis. Kaua te vahite mind? You perverts! No nii, nägu sai pähe tehtud. Olen täitsa kabe, olen täitsa viisakas. Ja nüüd lihtsalt istun ja ootan Märtenit. Ma arvan, et see on väga suur viga niimoodi tühja kõhuga poodi minna. Ja samas mul ei ole midagi süüa. Ma olen iga päev, mingi viimased 4 päeva endale munaputru teinud. Või no mitte ainult mulle, vaid ka Märtenile ja lastele. Nii et kuigi meil vahepeal on hästi palju mune. Mingi pakk tuleb mulle täna. Vahepeal on hästi palju mune ja nüüd nad on kõik otsas. Nii et äkki jõuame kiirelt poes ära käia. Martal on vaja sõbrannale sünnipäeva kingitust ka. Tal sõbrannal on laupäeval sünnipäev. Ja ma ei tea. Mul ei ole kodus midagi süüa, aga seda ma juba ütlesin. Ma tellisin eile, aga ma panin tähele, et ma tellisin kassitoitu, jänestele süüa, no hästi palju mingit rohelist ja mingit porgandeid ja õuna nagu puuvilja ja selliseid teemasid ja leiba. Nii et mul nagu söögi tegemiseks pole ikka mitte midagi. No, Miledi, mis sa Mirjamile kingiks tahad osta? Ma ei tea, mis see on. Lähme vaatame, mis pakutakse. Jah. Mul sõber on nii palju kutsunud mind, et tule kalale ja tule telkima ja mööseks saare peale ja Teate mida, kui te lähete mingi laeva peale ööseks ja seal ei ole mitte midagi, mingid kahvleid ei midagi, siis sul on siuke lusikas, aga see on lusikas kahvelnuga. Aga mis mina tahtsin öelda on see, et ma tunnen, mul on nagu siuke kihk, et ma tahaks see aasta päris palju matkal käia ja ma tahaks hästi palju looduses olla. Maljut ma sinna kaasa ei saa, ma tean. Ma tahan ühe korraga, ma võin ainult meie aias telkida. Või lähedal, meie krundil. Seda võime küll teha, krundil. Aga Prismas on mega hea, ma ütlen ausalt, siin on väga hea matkavarustusvalik. Ja ma ikkagi vaatan endale mingid asjad juba, sest kui mul on need olemas, siis ma tean, et ma saan minna ka uksest välja. Sest vanasti mul oli matkakott kogu aeg autos. Ja nüüd ma ei tea, kus see kadunud on, 3. korrusele kuskile. Mis asjad olid? Eelmine kord oli ja odav telk siin. No 39 ja nüüd see on ära ostetud. No loogiline kallis, jah. No kurat, mune veel. Aga vaata, see on 30% alla hinnatud, aga see on roheline. Samas roheline. Päris telgid on alati rohelised. Aga mulle tundub, et see on neoonroheline. Siia sisse. See on roheline ja. On tõesti roheline tehtud, jah. Seda me ei taha, see jääb kaugelt silma. Siis saavad inimesed tulla küsima, mis te teete siin. Miks te meie maa peal telgite? Kuppeltilk. Jah. 3,5 kilo. Pigem vaatan, mitu inimest sisse mahub. No siia mahub 4. No meil ei ole nii palju vaja, meid on 2. No siia mahub 3. Ja 3 on juba parem. Ma ei tea, kas asi on lihtsalt minus. Ma näen, et see on 30% alla hinnatud, siis ma tunnen, et see on nagu parim valik. Vaata, äkki see on veel midagi. Väike. Ja pluss tegelikult see kalliken on parem. Ja see ei ole ka kallis, see on 9 €. Aga see on siuke ekstriimalus, jah. See on parem, vaata, see on selle rõbekaga. Peame ju mõlema telli ajama. Jääme nagu nii. Järgmine teisipäev lubas 20 kraadi, siis hakkame aiad niimoodi. Meil pole lapsi ka. Vaata, mis ma leidsin, 50% alla hinnatud. Matkavalgustid.
2,48. oi, see on küll hea. mina hakkan juba home decore'i tegema telgile. jah, pigem on, nagu ma just seletasin, et see, mis kannatab külma ka, see on parem. Okay. Kuigi ma ütlen, et päris matkale ma kunagi ei läheks sellise suurega. Ainult siis, kui sul on autoga võimalik liikuda, sest muidu see on... Kes ei läheks jala matkale? Sina matkad nagunii enda hoovis, siis ei ole vahet. 39. jah, see on ainult 39 euri. See ei ole muidugi aga see on kahekohaline. Ei, 3. Kahekohaline on 29 euri, jah. aga samas võtame ikka selle suurema. Palju sul seda ruumi seal vaja on see magamiseks? Tegelikult ei ole, jah. Pigem võtame pisema. Võtame oma aias siis olemiseks pisema. Tavai. Vahetame ringi. Säästame raha. Aga magamiskotti, sa vahetama. Prismas on, kui sa ei ole väga kalal käinud või nagu mina, kes pole aastaid kalal käid, siis siit sa saad endale päris hea hinnaga spinningu komplekti ka. Ma mäletan 15 aastat tagasi kuskil oli mul siuke 400 eurone spinna. Aga ma praegu ostan endale ühe siukse 35 eurose ka. Ja muidugi oluline on see ka, et kui milline on su ridva pikkus, siis samamoodi landi raskus, eks ole. See, mis mina endale võtsin, ongi praegu 213 sentimeetrit. Üldine kalapüük. Ma vaatan maksimaalselt mingi 30 grammise landi ka endale, paar tükki. Ja siis ongi olemas. Siis ma võin otsapidi kalale ennast sättida juba. Okei, tavai. Mis? Marta on sünnipäeva kingituste lainel. Vaata, põhimõtteliselt 50 senti kilo. What? See maksab 1,53 või? Jah, terve see. Ongi nii, jah? Kuule, see on küll hea asi. Ma ei olegi seda enne näinud siin üldse. Ma ka või? Siin on isegi neid valgeid maasikaid. Aga midagi võiks nagu võtta küll, jah. Vaata. Stefani šašlõkki alla imekuus. Kui täna teha Ja. -30%, täna on 13. Ja on veel neid seal või? No, täna on see on küll. On, aga võtamegi need ära, jah? No nii. Siis teeme seda. Iga kord, kui ma Prismas käin, siis ma mõtlen sellele, et varsti ei ole Prismat ja see teeb mind nii kurvaks. No. Jaa. Ja mul on vaja seda suhkrut ka, millega oma neid tai-toite teha. Ma võtsin midagi health'it ja mida me saaksime täna õhtusöögiks süüa. Me sööme täna šašlõkki ja heeringat ja kartulit. Aga mida sinna kõrvale? Honey! This is healthy. Meil on mett kodus, kallis. No see... Kas see on mingi üleüldine laste asi, et kohe, kui sa poodi jõuad, siis neil on pissjäda? Nagu every time. Every time. 2 asja, mida mul on soovitatud. Esiteks Prismast mingi röst, sibula, ciabatta. Ja kuskil peaks olema mingi sibulaleib, mida ka kõik hullud kiidavad, aga kus ma seda leian? Vaat, leidsin leiburi sibulaleib. Leib on mu favorite thing in the world, nii et proovime ära. Yes. Ma finally leidsin need lime matcha and lime. Ma ei ole proovinud, aga ma kardan, et kui ma võtan ühe ja see on ülihea. Ei, ma võtan rohkem siis. Vaata kui hea, ma selle vitamiinikasti soovituse panin story'sse. Üks naine tuli mind tänama kohe, et ta tuli võttis ka. Ongi nii? Väga hea diil, väga hea diil. Siis ma võtsin, neid burgerisaiakesi ja ma teen ise sinna kanapihvi, et lapsed tahavad äkki kurpsi vaata. Ja siis meie võime liha süüa. Ma lõksun. Lõksud või? Ja vaata, mis ma leidsin. Vaatasin ära. I love it. Jah. Tahaks kohe proovida. No aga hoia ja ma teen lahti ta sul. Ma teen ise. Marta hakkab alati pahandama, et poes ei tohi... Tead, ma teen ise lahti sul. Sa hoia pudeleid. Marta, lapsed ja ei tohi, sest et teil kunagi... Teil pole raha. Väga hea. Kollane hetkel meeldib veel rohkem, oota. Kollane on magusam. Aga mulle meeldib laimini ja siuke maitse.
Okei, ma pean ütlema, mulle meeldib see rohkem kui kollane shroom veel. Mulle meeldib see muideks rohkem kui kollane. no vot, nii. No vaadake, see on tavaline 200 korda 140 põhimõtteliselt on ja midagi, siis on see sündikood. Tahaks nagu seda lugeda, aga samas see on läbi aegade üks mu lemmikuid raamatuid. Kes seda ei ole lugenud, ma soovitan soojalt ja see on väärt oma 25 eurot iga kell. Ja siis muidugi on siin ka see iga teine lugu. Kes ei ole veel seda endal ostnud, siis Prismas saab selle ka. Nii et tulge tehke endale see ost. Käisime kiirelt Pikast läbi ja nii tore teenindaja oli. Andis meile koertele ja kassidele mingid konservi kingituseks ja keegi helistab mulle. Marta tegi oma sõbrannale kingitus, on ju. Nii, Marta, ära tee! Ja ma pean lihtsalt näitama. Nii, selles osas ma ei tea, palju need asjad maksid. Aga need olid 22 eurot tükk. The fuck? Ja see on üks koer. Ja mingi koer ka, seda ma ei näinud palju see maksis. Jesus Christ. Saad aru, ma olen nii õnnelik, et mul mingisugused tulbid ikkagi tulevad. Oh my god, reaalselt mul tuleb nagu pisar siin. Ma tean, et see näeb nii retšet välja, ma pean siin natukene mingi rohima või midagi, aga voodake vaid. I'm so happy. Ja siin ka tuleb üks tulbike ja siia tuleb päris mitu. Ja siin juba üks tulbike on lahti ja miks see mind nii õnnelikuks teeb? I love it, I love it, I love it, I love it. Ja vaadake, kui eriline see siin on. No. Jooksevad järgi sulle. Ma saan aru, jah. Sega see kõik läbi ja siis pane seda siia kaussi. Ja. Ta on ennast nii ära kakkunud ja saad aru, ta on nii peenikeseks jäänud. Ma tean, sest need kõik imevad seda. Jaa. Nagu everybody's doing it. Ma tulin just õue. Võtsin selle kätte, et õlitama hakata. Ja mis nüüd juhtus? Juhtus see, et hakkas jälle sadama. Ma ei saa kunagi seda tehtud, ma arvan. Erinevalt minust oli siis Malju ikkagi väga-väga produktiivne. Et pärast seda, kui me olime Prismas ära käinud, siis ta tuli tuppa, vaatas, milline pommi plahvatus oli meil elutoas ja köögis käinud ja siis ta ütles, et okei, ta kavatseb kõik need ära koristada. Muidugi see on siin, ma ei tea, metsiku kiirendusega pandud, sest tegelikult ta läks oma pool tundi vähemalt selle kõige korrastamiseks, lillede sättimiseks, asjade rahti pakkimiseks, mis me kõik Prismast ossime. Aga ta tegi ikka super tubli töö ära. Kohe lust vaadata. Nii, mul on nii suur pakk tuleb. Ja ma ei tea, mis nii sees on. Olsa ma ei ole ikka veel hommikus. Sul see võileiv on ära külmunud jälle. Nii, mis siin kirjas? 2 kõrge armas Malju. Suvi on peagi käes ning sellele aitab veel säravamalt vastu astuda Cotrell Beach sari. Lisaks Cotrell Beach sarjale ei saanud me sulle saatmata jätta imeilusat ja hästi lõhnad hüdrasarja. Näed, ja siin on ka sooduskood Cotrell 25. No vaata. Ma pean meeldima seda tegema. Oh my god, kui nõnda kohe. Issa, Marta läheb hulluks. See on nagu majake. Jaa, vaata kui cute. Mis siin on? Oi, Sun Protect juustele meeldan, jah. Sun Protect me. After Sun Recovery Mask. Oh my god, kui äge. Ja Beach Hair and Body Shampoo. Vaata siuksed ranna wet. Issa, kui hästi see lõhnab. Pane mu nägu siia sisse korra. Ei, päriselt pane mu nägu sisse. Jaa, see lõhnab tõesti hästi. Mega hästi. No on tõesti hea lõhn. See on see kotri. No issand, ma ikka ei ole hea seda pakki tavamises. Pakime selle nüüd ilusti kokku tagasi, kuidas see käis. Tead, vahet ei ole, kuidas see käis. Aga mis siin on?
nii on ka mask. Mis sina oled? Shampoo. Infinity Milk, mis see tähendab huvitav? Pihustatav piim. Vaat mingi juuksepiimad on mingi uus mood, mulle tundub. Nii armas. Minu lemmikvärv ka. Ilusad jah. Vaatame, kas me saame Martat selle karbiga rõõmustada. Marta! Ma näitan sulle ägedat karpi. Mis karpi? Mida sa saad kasutada meisterdamiseks, kui sa sobid. Nagu maja. On äge. Anna mulle tervis. Ei, ma tõesti võtaks endale. Selle sippkarbi võid endale saada, kui sa soovid. Nii. Kätit ja... Ranna. Marta, sul ei ole vaja pissan selle meegi võtta. Ei, need on mulle. Siin on kõik karbi. See on nagu kass. Uue maja eest. Olgu. Ai. See mahu sinna kahjuks. Need tuleb üles viia siis. See on... This looks like a job for you. Ma olen kaameramees ja siis, kui ma olen kaameramees transa, siis Panen see pesumasiinasse. see võtab aega kõik. Ma ei saa lõpetada poole pealt. Jah. Juhtus kõige jubedam asi, nagu maailmas on kindlasti jubedamaid asju, aga koristasin kööki, siis koristasin liivakasti, siis mõtlesin, et okei, et lähen panen jänestele vett ja valasime neile seda kuivtoitu ja heina ja värki, siis mõtlesin, et ma teen mingi rohelise paagna ka. Ma mõtlesin, et ma nagu korra tulen kööki ja kohe lähen tagasi. Ja ma jätsin ukse lahti. Nii et nüüd te võite kõik öelda, et ma olengi kohutav loomapidaja, ma olen haig mõttetu värdjas ja ma nõustun teiega. Sest et kui ma jätsin ukse lahti, siis silmanurgast, ma köögis silmanurgast näen, et Robi läheb must mööda, et oleks nagu midagi suus. Ja siis ma saan aru, see on jänes. Siis ma röökisin ta peale, hakkasin teda nagu taga ajama, et ma kätte saaks selle jänes, et ta jooksis üle korrusele. Ma nagu, mul veel korraks oli mõte, et see uks on ühe aega lahti öeldud, et äkki ta nagu lihtsalt võttis ta ja nüüd jookseb. Ja siis Märten oli juba üleval, nii et ma ütlesin Märtenit. Märten püüdis ta kinni. Aga tal oli juba, kõik kohad olid verd täis, ta oli ta kõrinärinud. Ja mis veel hullem, üks valge jänes on kadunud. Me ei ole teda leidnud, ma ei saa aru, kus ta on. Me oleme terve maja läbi otsinud, hoovi läbi otsinud. Keegi kassidest peale Robi on ka mõrtsukas. Sest ta on võtnud ühe valge jänese ja kaasa viinud midagi. I feel so depressed, ma tunnen ennast nii halvasti, et ma selle fucking ukse lahti jätsin. Musi, see ei ole sinu süü. Miks me oleme kogu aeg olukorras, kus mingi loom on surnud ja siis sa ütled mulle, see polnud sinu süü? Sest see ei ole kallis. Pealegi ta suri ilusti minu käte vahel, ma paitasin teda kuni... Läbi näritud kõriga? Jah, kuni süda pumpas. Oh, fucking tea küll. Ja nüüd ainuke, mis ma suudan mõelda, et kuskil on läbi näritud kõriga see valge jänes. Nüüd on elus. Vigane kuskil. Tõesti perses fucking miks ma selle ukse lahti jätsin? Nüüd me peame aeda veel ühe haua tegema. Mul ei ole lillesibuleid, mida sinna sisse panna. Ma pean poodi minema. Teate, mis on veel hull või? Ma leidsin Prismast nii toreda vitamiinikasti. Teate, kus ma unustasin selle kassasse? Täna on nii siit päev lihtsalt. Üks kirjutab mulle. Lähen poodi siis ja ostan mingi lille, et me saaksime järjekordse houa meie aeda teha. Sõitsin just poodi ja siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla ma ei peaks endale mingisugust vormi tegema, kui ma lihtsalt nagu kogu aeg nagu surevad kõik ära.
ma ei oska, nagu ilmselgelt see on minu süü. Reaalselt ka nii kopees siuksest asjast. isegi ei ole seal lehel ja sa hakkad saatma mingeid haigeid emaile, mis minust tekitavad soovi tulla sinna Võrru sind üles otsida. Ja usu mind, ma olen väga produktiivne inimesi üles leidma väga kiiresti. Ja kui sa ütled mulle, et sa ei ole hea inimene... Ma olen läinud vahepeal lihtsalt... Ei, ma tõesti pärin sulle... Nii sain selle härra Vuksi telefonis kätte ja ta juba vabandas ka, et ta oli väga emotsionaalne. Ühesõnaga, mis iganes. Täpselt nagu ma ka talle ütlesin, ta ütles, oi, ta läks liiga emotsionaalseks. Jaa, aga siis tuleb õppida oma emotsioone kontrollima, sest liigne emotsionaalsus teinekord tekitabki suuri probleeme. Et sa ju kunagi ei tea, kellele sa helistad või kellele sa kirjutad või mis tüüpi inimesega tegelikult nagu tegu on. Ta alati tuleb olla viisakas, tuleb olla, õppida ära, et kui on vaja ütleda aitäh, kui vaja ütled palun ja palun vabandust. See on nagu elementaarsed asjad elus. Oot, ma panen lilled ka. Jaa, nüüd panemegi. Küll meil ikka juhtub igast asja. Väga õnnetu. Niru siia maetud. Meie suure musta kana kõrvale. Märten otsustas meie sahvrid koristama. Ja need lõikelavad võid ka mulle anda. Aga nüüd metallist tahad ka neid, eh? Siin on ikka horrid seis. Happi. Meil on täna siis Stefani Armeenia šašlõkk õhtusöögiks. Neid saab Prismast. Mul on väga kõrged panused sellele pandud. Siis ma ütlen ausalt, Stefan jättis nii armsa inimese mulje endast, et ju ta oskab süüa ka teha. Ma loodan, et... See on väga hea meelega kõiki tema tegemisi. Jaa, tõesti. Stefani tegemisi võib tõesti toetada. Kusjuures ma ükspäev mõtlesin, et võiks tal isegi minna sööma. Ta tegi mingi uue toidukoha ikkagi nüüd. Ma olen käinud söömas Viljandis tema isa toidukohas ja ta isa oli ka meeletult armas inimene. Ma rääkisin Stefanile ka seda lugu, et kaardimaksis ei toiminud ja mul ei olnud piisavalt sulli ja siis ta ütles, lõi käega. Ja niimoodi, et ma olin nagu, okei, et üheski teises toidukohas pole küll siukest asja kunagi juhtunud. Aga see oli aastaid tagasi ja why not minna külastada tema toidukohta ka. Ma arvan, et ta ise isegi koha peal selle kogu aeg, sest mis tal muud ikka teha on, ega ta kogu aeg stuudios ei istu ja esineb. Teate, mis ma pean ütlema selle Stefani šašlõki kohta või? Mul on selline nina, et ma tavaliselt alati tunnen ninaga, et kas peaks soola juurde panema, aga siia ma ütlen, et ei pea isegi soola juurde panema, mis on väga huvitav. Nii, ja need lähevad siis ahju, need on lastele. Ja muidugi üks asi veel, mis ma tahaks teha, on neid tükke väiksemaks lõigata, aga ma arvan, et siis ma teeksin pattu. Sest ju eks armeenlane teab täpselt, kui suur liha šašlõki tükk olema peab, nii et ma ei hakka neid väiksemaks tegema. Ja vaatame, mis neist saab. Igastahes väga põnev. Nii. Jätame need siis tõmbama. Panin just pulkade otsa ka, mida ma tavaliselt ei tee. Ja vaatame siis, mis neist saab. Nii. Siis nägudes me olete. Aha, päris ilusaks hakkate minema. Teagi. Ma ütlen ausalt, ma ei ole eriline grillmeister, aga ma tean, laseme äkki natukene veel alla ja siis võtame maha. Ma armastan seda Maljo juures ja vaadake, ta on nagu, ta samal ajal käib meelelahutusi, kui ta süüa teeb ja see on alati niimoodi ja millest see on... Ma olen TikTok tahan. Pane hästi kõrgele ka, vaatame, kuidas ta hüppab. Robin teebki niimoodi. Jah.
selle. Robin, sa tahad... ära tee katki seda. Nii, vaatame. Laste pulksidega läheb natuke aega. Vaata, see on jängu. Aga liha tundub hea. Ei, ma vaata. Salat on alati mega. Ja nüüd ma ootan, Leedu, ma annan sulle bifi ka. Võta lahti. Ma panin juba biibi. Ja sa panid liha, aga mul tegin kanaburgerit. Nii. Nüüd sa võid siia peale veel ketšupit panna. Nii. Ops, nüüd panen lette ka. Nii. Nii võti siin. Palan. Sain. Nii, Pende, paneme lehe ka. Pressi kokku. Suru niimoodi. Mitte rahulikult. Nii, liha hinne siis 1-10-ni. 8,5. 8,5. Mina mõtlen, et see on siiamaani parim, mis ma kohast ostnud. Jaa, on küll. Praegu minu jaoks on see selle suve lemmik nagu, et ma kavatsen seda hakata ostma. Ja saime 30% soodsamalt. Põhja politsei prefektuur on mulle helistanud ja ma kardan, et nad helistavad mulle, et öelda, et ma ei tohi enam kunagi ühtegi looma pidada, sest ma olen haigematute värdides. Ei ole selle asi. Siis on väga hea, et meil on kaasmõtlejaid. Aga ma pakuks ühe idee välja, sa ei pea selle kaasa tulema. Nii. Aga ma pakuks ideena, et vaata, ma lugesin ka natukene neid erinevaid kirju seal ja asju, et kuidas sa ise tunneksid, kas oleks näiteks huvitatud, et ma viin sind kokku või kutsun sind näiteks mõne meie lähisuhte vägivalla uurijatega kokku? Ma pean ütlema, et ma olen vist selles suhtes nagu tuhanded ja tuhanded teised inimesed, hästi paljud on mulle öelnud, et nad alati kardavad politseinikud, kuigi nad ei ole midagi teinud. Minu sama piletikontrolli ja puhumisreididega, et tead küll, et täiesti kaine, aga ikka kardad. Mul on ka nagu politseiga low-key nagu elus olnud see, et ma pigem nagu pelgan, kuigi ma ei ole nagu, ma ei ole kriminaal. Aga kui ma praegu sain teada, et politseinik soovib muga rääkida, siis mu esimene mõte oli see, et holy shit, ma olen midagi valesti öelnud, ma olen midagi teinud. Sorry. Aga mul on väga hea meel kuulda, et need inimesed, kes mulle kirjutavad, ma loomulikult ei jõua kõike story'des jagada, et nende jutt või nende mured on jõudnud ka tegelikult nagu päriselt sinna, kus see probleem peitub, et nagu see politseinik ütles ka seal telefonikõnes, et ega ka politseinikud on läbilõige Eesti ühiskonnast, et eks inimesi on ühte ja teistsuguseid ja sellepärast ongi väga hea ju, kui nad viivad otsad kokku, et kes need töötajad siis on, kes võib-olla ei ole andnud adekvaatset nõu või olnud nagu piisavalt empaatilised või ma ei tea. Ühesõnaga, mul on väga hea meel. Mul on sellest jänesesurmast praegu nagu nii halb tunne sees olnud ja mul tegelikult on siiani, aga ma pean ütlema, et see tegi mu tuju natukene paremaks. See on tore. Ja nüüd ma saan minna politseisse ja siis ma saan palju informatsiooni, siis ma saan väga-väga targaks. Aga nagu ma just telefonis ütlesin ka, et see on täiesti absurdne, et ma olen nii palju seotud lähisuhte vägivallaga, sest et who am I even? See on nagu nii debiilne. Aga noh, kui nii on, siis tuleb tegutseda.